Väga hea, just näidati pöialt, mis tähendab väga rahvusvahelises keeles loomulikult seda, et võib alustada. Seetõttu veel kord, poisid ja tüdrukud, daamid ja härrad, tere tulemast kriisi lavale rääkima sellest, kuidas me kogukondadena, riigina, üksikisikutena võiksime paremini valmistuda. Aga selle tänase praegu siin algava paneeli pealkiri on õigeaegne ohuteavitus või paanika külvamine. Kuna hommikuses paneelis juhtus ikka nii nagu tavaliselt, alguses ei saanud vedama, pärast ei saanud pidama, siis täna teeme ja siin praegu teeme kiiresti ja tempokalt, teeme sissejuhatuse ära, et asuda probleemi lahkama. Probleeme on üldjuhul 2, aga kõigest järjekorras. Minu kõrval on Viola Murd, kes on Siseministeeriumi asekantsler ja vastutab just nimelt pääste ja kriisijuhtimise eest. Nii et Viola, ma annan sulle sõna. Teeme sellise ringi kõigepealt, et inimestel, kes meil siit täna kuulevad, ka taevakanalite vahendusel ja siinsamas Paides, saaksid aru, mis me üldse lahkama hakkame. Siis räägime, kuidas täna käib üks kriisiteavitus. Et kui juhtub kriis, nii nagu näiteks sellel nädalal hakkas Eesti poole liikuma ja teatud Eesti nurkasid ka juba puudutas meeletu rahetorm. Siis kui see on kriis, siis kuidas see teavitus käib või on sul mõni muu näide, on see siis padaorg, on see võrutorm, mis iganes, et näite varal anda inimestele mõista, kuidas see töötab valitsusasutuse tasemel, varude kontekstis, meedia kontekstis ja siis lõpuks ka võtame ühe konkreetse Saaremaa päästejuhtumi näite. Nii et hakkame pihta. Viola, palun. Aitäh, tere. Kui rääkida nüüd sellest, et milline on meil täna siis kriisiaegne ohuteavitussüsteem, siis mõni aasta tagasi ei olnud meil peale meediakanalite ja omaenda ruuporite suurt midagi. Vahepealsete aastatega on ohuteavitus märkimisväärselt edasi arenenud. Meil on tekkinud kriisiinfotelefon, kust inimesed saavad infot ise küsida. Meil on kriis.ee lehekülg, kus on alati raudselt info üleval, kui mingi kriis on. Lisaks sellele ilmselt olete kõik ka ise saanud juba EE-alarmi ehk SMS-i riigi poolt, kui mingi kriis toimub. Lisaks sellele on veel variante, näiteks Ole valmis äpp, kus sa saad ise märkida ära, millises piirkonnas sa tahad infot saada, et kui sa ise elad kusagil teises piirkonnas. Võib-olla sellest ohuteavituse SMS-sõnumist veel nii palju, et see on ohuala põhine. Ehk et need inimesed, kes on ohualas, need saavad sõnumi, teised ei saa. Ja kui sa liigud ohualasse, siis sa saad sel hetkel selle sõnumi, kui sa hakkad ohualale lähenema. Nii et väga tänuväärne lahendus, mis on inimestele kasutaja mugav. Ja loomulikult iga kord on igas kriisis ka nüüd selle tormi korral, aga ka näiteks Suursõjamäe põlengu korral, siis Kuressaare selle joogivee reostuse korral. Iga kord on see otsus, et millisel hetkel teavitus saata ja mille eest hoiatada, kui palju sul seda infot on. Teavitab loomulikult see, kes seda sündmust lahendab. Ja sõltuvalt sellest, kes sündmust lahendab, peab selle otsuse siis vastu võtma, et millisel hetkel, millise info pealt see ohuteavitus siis inimestele saata. Ja see ongi meie tänase diskussiooni koht, et hea meelega kuulaks ka teisi, sest kriisiolukorras sul info on alati puudulik. Ja see ongi see küsimus, et millisel hetkel ja mida me saame inimestele öelda. Ja tagantjärgi tarkusena võib alati öelda, et mida kõike oleks võinud öelda, aga sel hetkel, et näiteks see Kuressaare joogivee reostus on hea näide, et sel hetkel, kui need esimesed kannatanud tulid, ei olnud kellelgi õrna aimugi, millest see võib olla põhjustatud. On ta viirus, on ta mingisugune reostus, mis iganes on ju. Et millisel hetkel teavitada ja milliseid käitumisjuhiseid inimestele anda, et see ongi see küsimuse koht, et kus see õige tasakaalupunkt on. Viola, ma võtan siit kohe ise sõnasabast kinni ja küsin selle sama Saaremaa näitel. Aga oskad sa siis öelda või selle Suursõjamäe põlengu näitel, millisel hetkel siis see ohuteavitus SMS inimestele jõudis? Suursõjamäe puhul võib hästi öelda, et tegelikult see ohuala piiritleti ära ja täpselt sel hetkel, kui siis süsteem on läinud väga kiireks ja väga selgeks. Et täpselt sel hetkel, kui see mürgine suits seal levima hakkas, siis ka inimesed, kes seal ohualas olid, selle sõnumi said. Ja järgmised inimesed siis, kui nad ohuala poole liiguvad, siis nad saavad selle sõnumi. Kas ajakirjandus oli selleks hetkeks juba oma lood ära avaldanud? Esimesed pildid, lood oli avaldatud ja siis tuli SMS?
Nüüd ma nii täpselt selle Suursõjamäe puhul, ma arvan, et tõenäoliselt see oli küll, meedia oli siis sellisel juhul nagu enne, sest suits ju levib ja suitsu on ju näha. Mis puudutab näiteks Kuressaare juhtumit, siis samamoodi tegelikult pikka aega ei teatud, millest see siis joogiveereostus või millest see siis haigestumine põhjustatud on, kas see on joogiveereostus või midagi muud. Ja hakkasid levima erinevad spekulatsioonid, et millest see võib olla põhjustatud ja selle tõttu siis, kui oli selge, millest on põhjustatud, siis sai ka ohuteavituse välja saata. Väga hea, lähme sinna teise otsa. Saaremaa Päästeameti päästeteenistuse juht on siin meiega, Margus Lindmäe. Kuidas sina konkreetselt Saaremaa juhtumite valguses näed ohuteavitust? Kuidas see töötab, kuidas see käib, kuidas see informatsioon ühe kriisi kohta jõuab kohalike elanikeni, inimesteni, kellele see peab jõudma? Need hädad, õnnetused, jamad jagunevad kaheks. On sellised, kus võibki läbi meedia teada saada, midagi on korrast ära ja käituge nii. Ehk siis ei ole ajakriitiline. Kui Kuressaare haiglas oli üle 20 sisse kirjutatud hädalise, kes olid saanud veereostusest mürgituse, siis oli oht, et neid tuleb veel sadade kaupa peale. Ehk siis nii kui teada saadi, et see kõik jama algab veest, nõnda see ohuteavitus saadeti, ärge jooge ilma keetmata vett Kuressaare veevärgist. Ja see võib-olla päästis Kuressaare haigla suure koormuse. Hakka või bussidega mandrile vedama, sellepärast et lõpuks ei mahu Kuressaare haiglasse ära. Ja see haigla mahutavus, see ongi see, mis oli nagu piiriks, et mille pärast see tuli kiiresti ära teha. Et niisama kergekäeliselt, et keegi saab järsku midagi, no ei lükka sellist üleriigilist või siis üleriigiline süsteem, aga kohalike Saaremaa mastide. Küll aga jah, tehti üle terve Saaremaa, sest inimesed liiguvad ja tarbivad, et nad kiiresti teada saaksid. Küll aga osad inimesed juba teadsid, sest midagi hakkas vaikselt Facebookis levima ja sealt läheb ju mingisugune jutt edasi, aga neid arvamusi ja neid arvamuste kuhjumise ja edasi kasvamisi, et neid ümber lükata, siis ongi see ohuteavitus, mis ei pane suurt paanikat. Natukene on võib-olla paanikatunnet, sest poodi saab suur pikk järjekord, kõik tahavad vett saada. Aga Margus, teeme selle siiski puust ette punaseks. Mis ohuteavitus selles konkreetses veekriisis siis tähendas? See on see SMS? Ongi SMS-sõnum kõigile Saaremaa mastide piirkonnas olevatele inimestele. Kuressaares kraanivett ärge jooge ilma keetmata. Pluss kodulehekülje tekst, ilmselt läheb midagi Facebooki. Ja ajakirjanikele läheb ka, minu teada on Päästeametil väga hea suhe ajakirjanikele ka läbi SMS-i, kus teatud listi kuuluvatele ajakirjanikele edastatakse operatiivsündmuseid SMS-i teel. Just nimelt, aga see SMS, mis tuleb telefoni, see on vaid selline lühikene hoiatus, ärge jooge ja ülejäänud informatsioon. Siis kui inimene tunneb, et nüüd peaks kuidagi teisiti käituma, nüüd peaks mingisugust infot juurde hankima, seda oli juba meedia täis, aga et otsima minna, siis see SMS on väga asjakohane. Ja kui mujalt inimesed on arvanud, et see ei ole väljaspoolt Kuressaaret, et see ei ole väga oluline mulle ja sellega parem ärge saatke, siis Kuressaares ohus olevad inimesed tundsid just seda, et see on asjakohane, et mida lähemale jamale, seda rohkem on asjakohane ja tühja paanikat ei ole. No paanika on kõva. Teisipäeval olin veel Abruka saarel ja tulin lennukiga Tallinnasse ja minu hea reisikaaslane Kuressaare lennujaamas keeldus joomast kraanivett. Et midagi pole parata. Suur tänu, Margus. Lähme edasi. Rahvusringhääling on Eesti kõige usaldatum, kõige vaadatum, kõige hinnatum uudiste ja info ja meediakanal. Kas te saate rääkida ära Peep ja Tiina Kaalep ja Peep Kala? Kas te saate ära rääkida, kuidas teie vaatenurgast käib kriisist teavitamine? Ma teen võib-olla siis otsa lahti, et kõigepealt ka meie majas on inimesed, kes saavad teavituse ja meil on ikkagi see staap tekib uudiste toimetusse.
nii et uudistetoimetus on see, kes koordineerib ja kõige kiirem loomulikult on raadio. Ja kui ma numbritega teid väga ei uputa, aga lihtsalt kui me võtame raadio nagu number 1, aga teised kõik juurde, siis see katvus on ikkagi päris suur. Et ma võtsin eile õhtul välja need numbrid juuli 2023, et kui võtta kõik Rahvusringhäälingu kanalid ja see on nüüd 3 keeles, see on ka ingliskeelne uudisteportaal ja venekeelsed tele- ja raadiojaamad, siis me katame igal nädalal 806 000 inimest. Et see on tõesti väga suur number, aga nendest pea 500 000 on raadio. Ka raadiol 5 kanalit, mitte kaugeltki kõik, nad ei ole harjunud uudiseid edastama, näiteks Raadio Tallinn on ju muusikakanal, nagu me teame, Raadio 4 väga suure kuulajaskonnaga venekeelne kanal, aga ikkagi need numbrid on hästi suured. Aga see vereringe saab tõesti alguse kõigepealt uudistest ja siis meie eestikeelsete uudiste puhul läheb ikkagi nendesse kanalitesse üle, Vikerraadio ja Eesti Televisioon ja siit saab Peep võib-olla otsa üle võtta. Tiina on ERR-i juhatuse liige, et oleks täpsustatud ja Peep juhib päevakajaliste saadete toimetust. Nii. Tere. Valdavalt on minu vastutusalas siis Eesti Televisioon ja sellega seal sees olevad päevakaja saated. Nagu Tiina ütles, et mis tahes kriisi korral esmane koht, kus info levima hakkab ja kõiki tegevusi koordineerima hakatakse, on uudistetoimetus. Ja me päevakaja saadetes oleme nagu samas inforuumis sisuliselt võib ütelda 24/7 sees, kombel või teisel keegi meist. Et ehk siis, et kui midagi äkilist juhtub, siis me hakkame kohe info vahetama ja mõttega siis eelkõige sellele, et kui Päästeamet, kes iganes annab ohuteavituse, esmase ohuteavituse ära, mis on väga lakooniline ja mille eesmärk on inimesi hoiatada, et mingisugune tegevus või tegevusetus võib ohtu kujutada nende tervisele. Ja teine eesmärk on mitte paanikat külvata, siis tõelisus on see, et sellise lakoonilise teabe korral paanika tekkimise oht on väga suur. Ehk siis, et seal tulebki nüüd siis mängu juba päevakaja saated. Ehk siis, et selle uudise laiendus, ehk siis need selgitused asjaomaste inimestega, et kuidas toimetada. Et seda paanikafooni võimalikult madalal hoida ja et ohtu inimeste tervisele ei tekiks. Ja seal me toimetame tõepoolest hästi kiiresti, nagu Tiina ütles, et raadio on esmane allikas, tegelikult veeb ka, eks ole, portaali jõuab info veel kiiremini kui raadiosse. Aga seal on vahe minutites. Nüüd ütleme, telesse jõuab asi hiljem, et see on nagu päev selge, et on vaja programm katkestada, on vaja stuudio ette valmistada, on vaja külalised kutsuda, saatejuht kodust välja ajada ja nii edasi ja nii edasi. Aga me toimetame hästi kiiresti, ma toon konkreetseks näiteks, kui algas sõda, täiemahuline sõda eelmise aasta 24. veebruaril, siis tegelikult kell 5 öösel me vahetasime juba omavahel sõnumeid, telefonid, piiksusid voodi kõrval ja nii edasi. Ja me hakkasime juba vaatama tele poole pealt, et mida ja kuidas me teha saame. Ja me jõudsime nii palju reageerida, et päev oli nagu ikka venelased, eks ole, armastavad teha Eesti Vabariigi tähtsatel päevadel kõikvõimalikke rünnakuid viimastel ajal. Et siis teleprogrammi tollel päeval oli hästi keeruline sisse saada, aga juba kell 10 hommikul oli uudiste erisaade. See jooksis läbi päeva ja järgmiseks hommikuks olime me siis ETV-s valmis ja kõik otsad kokku viinud selleks, et kell 10 hommikul pärast televisiooni üks televisioonis kaeti kõik need teemad ära, eks ole, et ohtu meile konkreetselt praegusel hetkel ei ole. Siis kella 10 me saime juba kokku lepitud presidendi kantseleiga, et president Alar Karis oli esimeses stuudios, me tegime esimese stuudio erisaate, mis teatavasti tavaliselt on õhtuti pärast AK-d. Tegime kell 10 hommikul juba esimese stuudio, kus Andres Kuusk intervjueeris presidenti, kes siis andis omapoolse riigipoolse kõrgema riigikaitsejuhina hinnangu sellele. Ja andis ka selge sõnumi, et meile konkreetselt praegu ohtu ei ole, et võtta see paanikafoon maha. Ehk siis, et nõndamoodi tegelikult need asjad hakkavadki käima, see masinavärk läheb niimoodi tööle. Aga täpsustame selle korra ära, et me elame ikkagi vabas ühiskonnas, sotsiaalmeediast kõvasti mõjutatud ühiskonnas, kus ajakirjandus ei alusta tööd
ohuteavitusest lähtuvalt, eks ju. Ehk et kui me meenutame, siis kunagi oli Vabaduse väljakul üks kurb lugu, kus üks oma mõistuse kaotanud džentelmen ründas politseinikke, kelle politseinikud pidid maha laskma, siis see ju toimus sõna otseses mõttes inimeste silme ees, kes selle kogu sündmuse üles filmisid ja seesama videoklipp sellest kurvast loost oli minutite pärast oli Delfi nii-öelda kommentaariumis ja esiküljel nähtav ja tõenäoliselt ma olen enam kui veendunud, politsei nii-öelda pressiteade SMS ei olnud selleks hetkeks veel kaugeltki isegi mitte ette valmistatud, ehk et oleks klaar, siis ajakirjandus ei oota ära ohuteavitust, vaid nii nagu ministrid teinekord teavitavad läbi Facebooki, et nad kavatsevad lahkuda ametist, nii need allikad, kus te infot võtate ja teie hinnangul näete, et kriis on puhkenud ja me peame hakkama töötama mingisuguses teises tempos, need on hoopis teises mõõtmes, teises ajas, teises kohas. No ja nii nagu Viola ütles siin, et kui suitsu juba kuskilt tõuseb, siis tegelikult see info hakkab kohe ka liikuma. Ja muidugi meie ka jälgime palju sotsiaalmeediat, aga jälgime kõik võimalikku meediat, et žurnaliste on Eestis ju tohutult palju, meediamajad on neid täis ja tegelikult neil kõigil on omad võrgustikud, nii et info liikumine tõeliselt suurest sündmusest ka üsna väiksest kohast on ikkagi sekundite küsimus. Ja me tõepoolest ei oota ära siis seda ohuteavitust, vaid ma arvan, et see on igati õige, hea, ainuvõimalik demokraatlikus riigis, et hakkab toimuma mitu paralleelset protsessi ja sealt kuskilt keskelt tuleb see tõde välja. Ma lisan siia juurde veel, et oluline aspekt on ka selle info kontrollimine, ehk siis, et sotsiaalmeedias teatavasti info levib tavaliselt ühest allikast lähtudes, eks ole, ehk siis, et seal on mingisugune aktsent on juures, seal võib olla infomüra väga palju sees, see asi võib võimenduda kuhu iganes, eks ole. Et ehk siis, et toimetuses me ikkagi lähtume klassikalist printsiibist, et me kontrollime selle info tõele vastavust ja üritame luua adekvaatse pildi. Ja et kas siin oleks asi klaar, siis ma usun, et Eestis ei ole ajakirjanikku, kes heidab ette julgeolekuasutustele infoga venitamist. Ma toon siin hea näite, eks ju, et see oli vist aasta 2019, kui Lihulas juhtus see kurb lugu, kus Mikk Tarras ründas inimesi, kes said hukka. Ja seal ei oli nõnda, et sündmused hakkasid arenema sotsiaalmeedias hästi kiiresti. Hästi kiiresti võtsid sündmused sotsiaalmeedias ka sellised mõõtmed, mis rääkisid lugusid, mis ei vastanud tõele. Ajakirjanikud pakiti autodesse ja saadeti sündmuskohale ja sündmuskohal tegelikult korraldati esimene pressikonverents, kui ma ei eksi, öösel kell 1:30, kui Lääne prefekt Kaido Kõplas sisuliselt ajakirjanikud kokku tõmbas ja see oli tähelepanuväärne aeg. Järgmine hommik oli pühapäeva hommikul, 7. juuni hommikul kell 9 korraldas Lääne politsei ja ringkonnaprokurör Lihulas live pressikonverentsi, kus anti tegelikult kogu ühiskonnale väga põhjalik ülevaade, mis on juhtunud, ehk et riik ei oota ära, millal algab tööpäev esmaspäeval, vaid sisejulgeolekuasutused, kiitus teile selle eest, endise ajakirjanikuna mäletan, teavad, mis on ajakirjaniku töörütm, oskavad kiiresti reageerida ja tulevad siinkohal appi. Siin ma annan sõna Ando Leppimannile. Kuidas sa seda kõike kõrvalt vaatad? Kas sa endise väga pikaaegse riigiametnikuna ja mehena, kes täna juhib küll Eesti Varude Keskust, näed, et info liikumises on mingeid lühiseid? Jaa, tere päevast ka kõigepealt. Ma just mõtlesin, et kuidas nagu Varude Keskus sellesse ohuteavitusse selles mõttes suhestub. Ma võtan sult kodaniku arvamust. Aga võib-olla siis jah, see kodaniku arvamus, et ma arvan, et asi läheb kogu aeg paremaks ja selles mõttes, eks kriisid selles mõttes aitavad kogu sellele paremaks minemisele iseenesest ju kaasa, sellepärast, et saadaks aru, et mida teha, mida teavitada ja millises nagu niisuguses toonuses seda ohuteavitust teha, et mitte külvata siis seda paanikat, nagu me tänase pealkiri on, eks ju siin, vaid et see ohuteavitus oleks tõesti selline, et tekiks selline piisav ärevuse foon, et ühiskond või siis üksik inimene oskaks kuidagi oodata midagi ja saada aru, et kuidas kriisis tuleks toime tulla. Aga läheneme nüüd siis sellele, miks tegelikult ikkagi see paneel siin toimub. Enne veel ma küsin meie auväärse auditooriumi käest, kuidas teile tundub,
kas teie saate ajakirjandusest täna vähe informatsiooni kriiside kohta? Tõstke käsi, kes ütleb, et saab vähe informatsiooni. Tõstke käsi, kes ütleb, et sealt tuleb liiga hilja informatsioon kriiside kohta. Tõstke käsi, kes tunneb, et tal on üleüldiselt nii meediast, päästeteenistusest, politseist või julgeolekuasutustest kuidagi nagu tunnetus, et nad ei informeeri inimesi piisavalt, et te peaksite olema valmis kriisideks. Kas kellelgi on selline tunnetus? Mina ütlen ka, et sel teisipäeval, kui Postimehes ilmus Päästeameti väga põhjalik ülevaade, mis ma tegema pean, koristasin õuest ära mööbli, tõmbasin koormarihmaga puu külge oma laste batuudi ja olin valmis, sest ohuteavitus töötas minu jaoks suurepäraselt. Ja nüüd pärast sellist provokatsiooni ma küsin, Viola, miks me siin oleme? Ja, et siin on võib-olla, kas siis on teadlikum seltskond kogunenud või siis ei julge keegi öelda oma arvamust, et tegelikult ei ole ühtegi sellist kriisi, kus oleks inimesed kõik pärast rahul. Ja kes vähegi on ohuteavitusega kokku puutunud, see teab, et iga kord on pärast neid, kes on rahulolematud, kas jäädi hiljaks või külvati paanikat. Täpselt samamoodi praegu see torm, mis nüüd küll tabas ainult seal siis ütleme mingit nurka Saaremaast, Sõrvesäärt ja sealt, aga hoiatus oli poolele Eestile. Ja Päästeamet tegi tõepoolest väga head tööd, käitumisjuhised, kuidas valmistuda tormiks, kuidas käituda tormi ajal, omakorda mida äike kaasa toob ja kuidas siis pärast kriisi veel hakkama saada, kui sul juhuslikult peaks juhtuma mingi pikaaegsem elektrikatkestus. Aga mis tegelikult siis pärast nagu tagasi peegeldub, on see, et ühelt poolt lugesin ma pealkirju, kus öeldi, et Eesti valmistus tormiks, mida ei tulnud, valmistus kriisiks, mida ei tulnud. Meil oli Häirekeskusel rekordarv kõnesid, üle 4500 kõne. Päästel oli üle 300 väljakutse. Meil oli üks kannatanu, tegelikult neid kannatanud oli rohkem, aga üks, kes vajas, või kaks lausa, kes vajasid arstiabi, tohutud varakahjud ja siis me loeme, et kriisi või nagu seda tormi ei tulnud. Et võib-olla see ei ole ka kõige parem. Või siis teistpidi ka, jätame nüüd kõrval selle, et see oli küll 4 teataja juhtkiri, aga põhimõtteliselt oli seal siis kirjutatud, et ohuteavitust ei olnud, inimesed jäeti üksi, keegi ei aidanud inimesi. Nii et see on see keskkond, milles me tegutseme tegelikult. Et alati on neid, kes pole kuulnud ja alati on neid, kes ütlevad, et see torm, et see ongi hea pesukuivatusilm, et selles mõttes neid nii-öelda sellist keskmist inimest ei ole, võib-olla siia on kogunenud selline targem seltskond, aga üldiselt meie uuringud näitavad, et kusagil umbes 45%, 40% on neid inimesi, kes võtavad hoiatusi kuulda ja käituvad vastavalt. Võrreldes rahvusvahelise statistikaga on see tegelikult isegi suhteliselt hea näitaja, et isegi on suhteliselt hästi, inimesed käitumisjuhiseid jälgivad ja tormidega võib muidugi öelda, et tormide puhul on meil siin, me oleme siin viimaste aastatega päris kenasti karastunud ka. Ja võib-olla selle tormi puhul ka on võib-olla veel 2 aspekti, et see päev enne, mis toimus Lätis ja Leedus, võib-olla see hirmutas inimesi, et need pildid olid päris võimsad. Ja teine pool siis, et võib-olla see, et üks selline nüanss, et Eesti inimestel paraku millegipärast osadel vähemalt on selline mure ka oma varanduse pärast, et ka selle ohuteavituse juures oli üks oluline nüanss, et mitte lihtsalt tuleb torm, vaid see torm võib põhjustada kahju ka teie autodele. Et see sundis siis inimesi oma autode eest muret tundma. Ja paraku nii on, et need augustitormid lähevad iga aastaga järjest hullemaks, et olid aastad tagasi, kus see piirduski ainult tuulega. Viimastel aastatel on olnud rahe ja need raheterad lähevad järjest suuremaks. Et kui Päästeametiga koostöös siin hakkasime neid avalikke varjumiskohti avama ja kui tookord me rääkisime, et need ei ole ainult sõjalise ohu korral, vaid ka selliste ekstreemsete ilmastikuolude kohta, siis ka tõepoolest meid naerdi välja, et kas on mingisugused lumehelbekeste põlvkond meil tekkinud, kes iga vihmapiisa eest vajab mingit varjendit, siis tegelikkuses, kui te näete neid pilte, mis tegelikult näiteks eriti Lätis näiteks autoklaasid, majaseinad, need olid nagu kuulirahe alla jäänud, et see oli nagu tõesti nagu kuulipildu ja rahe alla oleks olnud. Et need pilt oli täpselt sama, mis näiteks Ukrainas. Et tegelikult see, et kuulda võetakse ikkagi siis reeglina, kui on mingisugune isiklik kogemus või isiklik kokkupuude. Aga ma siis provotseerin, samas
südamest armastades kogu Siseministeeriumi haldusala, kellega ma töötasin ajakirjanikuna 25 aastat koos. Teil ju SMS-süsteem toimib, nagu ma su jutust aru saan. Toimib. See, mis veel mõni aasta tagasi ei toiminud, sellepärast et operaatorid ei tulnud teile appi, nii nagu 2007. aasta pronksööl. Nüüd on sellega korras. Kõik operaatorid teevad seda, mida siis riik tahab. Ja, et operaatoritega on meil väga hea koostöö, aga see süsteem ei ole ainult operaatoritega koostöös. Me oleme sinna investeerinud ja see süsteem on üles ehitatud. Et kui me oleksime jäänud sinna operaatoritega kokkuleppe peale, siis Ando kindlasti väga hästi teab, kui Ando oligi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga kantslerina see inimene, läbi kelle siis ohuteavitust tuli teha. Ja see ahel oli väga pikk, on ju. Et tuligi eraldi kokku leppida iga telkoga, siis nüüd see on kõik vahelt ära, need kokkulepped on sõlmitud ja see ohuteavitus on automatiseeritud. Kui sa varasemalt tõid ka selle näite, et kui oli see siis meesterahvas seal Vabaduse väljakul, siis tol hetkel meil sellist SMS-süsteemi üldse ei olnudki. Ehk et täna meil on ette valmistatud sõnumid, neid saab natuke siis kohendada ja sisuliselt on see tegelikult nagu näpuvajutuse taga, et see, kes on päästetööde juht, tema otsustab selle, kus on see ohuala, kellele, mis keeles see sõnum saata ja kui palju sinna käitumisjuhiseid panna. Et kui varasemalt pidi see olema, siis oli see pikk kooskõlastusahel, kelle kõigiga pidi seda kooskõlastama. Ja näiteks Covidi ajal eriolukorra alguses, kui me otsustasime, siis saime kokkuleppe, otsustasime sõnumi saata, siis selleks, et tervele Eesti riigile see sõnum saata, siis see võttis aega, tegelikult mõned inimesed said selle sõnumi 3. päeval. Täna me suudame terve Eesti ära katta selle sõnumiga poole tunni jooksul. Et sõltub sellest. Tegelikult see on nagu megaprogress. Selles eriline nagu nii-öelda verbaalne aplaus selle eest, sest mina, kes ma krimiajakirjanikuna nendega kokku puutusin, ma teadsin, et sellega oli mingi häda ja viletsus. Et Ando, Viola, super äge, et te selle asja olete ära klaarinud. Aga siis ma küsin, et mis see probleem siis on? Sellega on ju siis hästi. Et kui riik tahab otse inimesteni minna, mitte läbi ajakirjanduse, siis teil on see võimalus ju olemas. Saaremaa kogemus näitab seda. Ja, et võimalused on loodud, aga me peame vaatama ka, mis toimub mujal maailmas ja mis toimub näiteks erasektoris, et inimesed ootavad rohkemat. Asjad arenevad edasi. Ja täna näiteks, kui me saame SMS-i jah inimestele saata, aga ikka üks ohukanal või üks teavituskanal ei kata ära tegelikult kogu vajadusi, vaid me peame rakendama nagu kõik, mis võimalik. Ja kui me täna siin saame õnneks rääkida nendest kriisidest, kus meil on tegelikult, ütleme, on seda ettevalmistusaega. Tormid on sellised, kus on ettevalmistusaega. Me saame suhelda ajakirjanikega, me saame jagada seda infot, aga kindlasti on ka selliseid kriise, kus on sul tõepoolest sekundite küsimus ja sekundite küsimus mitte sellega, et jagada mingit infot, vaid sekundite küsimus selles, et öelda inimesele, kus sa pead ära liikuma, sest muidu on su elu või tervis ohus. Et selles mõttes saab süsteemi paremaks teha ja täna ka siin kuulsite sireeni, et Päästeamet on paigaldamas sireene, aga kui nüüd siit edasi liikuda, siis järgmine samm oleks siis see, et näiteks Rootsis on juba kasutusel süsteem, soomlastel vist ka midagi on, et kus sa selle sama SMS-i, mis inimesed saavad, siis nad ootavad, et seda sama sõnumit saaks erinevatest kanalitest. Et kui ma istusin parasjagu näiteks teleka ees ja mu telefon oli teises toas, et vaatasin nagu seal telekas mingit saadet, meil on täna need võimalused, kus tegelikult võiks see automaatselt joosta ka seal teles, raadios, digiraadios, et neid võimalusi tegelikult on ja inimesed ootavad neid võimalusi, et juhul kui on kiire, et me siis oleksime ka kiired. Täpsustame. Ando, sa tahtsid enne midagi öelda? Ei, ma ei tea, sa kuidagi tahtsid nagu intriigi üles tõmmata. Ei, asja iva. Ei, see ka, muidu poleks arvamusfestival, eks ju, aga ma arvan, et mõlemad, nii ütleme see riiklik SMS, ükskõik on ta siis nagu asukohapõhine või niisugune üleriiklik ja ka meedia täidavad oma rolli ja need rollid tegelikult ei pruugi ka kattuda, sest et SMS on tegelikult, ma ei tea, Siseministeeriumi poole pealt pigem, eks ju, siis kui inimese elu on ohus. Loomulikult inimene tahab rohkem infot saada, tahab aru saada,
mis toimub, mis situatsiooniga on tegemist, kaasa arvatud näiteks varude keskus tahab saada aru, et selle Saaremaa näitel näiteks, et noh, kas me peaksime oma pudeliveevaru kuskilt, eks ju, kasutusse andma või tegelikult saab, eks ju, kommertsvarudega hakkama. Ja see ongi nüüd ajakirjanduse roll, eks ju, kust saame ka meie infot, et kas tegelikult see asi eskaleerub, kas seal on mingisugune paanika, on seal mingisugused ühenduse probleemid, kõik muud sellised, et mulle tundub, et jah, et need ei pea olema nagu vastandlikud tegevused. Väga hea, täpsustame. Viola, kas ma saan õigesti aru? SMS läheb kohale, aga nüüd ootus on, et riigil oleks võimalus ajakirjandusest sõltumata vajutada nuppu, mis saadab TV3, Kanal 2, Duot, samal ajal kui seal jookseb Friends, aga ka Nelli Teataja online lehekülg kuni sinnamaani välja. Delfi Postimees ühe nupu vajutusega, ühe stiilis sellise breaking news riba. Kindlasti mitte ajakirjandusest sõltumatult, alati koostöös ajakirjanikega, et meil tegelikult on valvetoimetajatega hea suhe ja ka kokkulepped töötavad, aga küsimus ei ole mitte selles, vaid küsimus on selles, et me ju loomulikult usaldame üksteist, et nii Päästeamet, PPA Häirekeskus kui ERR on ikkagi väga kõrge usaldusväärsusega rahva hulgas. Ja noh, loomulikult me usaldame ka üksteist, on ju. Aga küsimus on lihtsalt selles kiiruses. Kriiside valdkonnas paraku on nii, et alati on see küsimus, et aga kunas seda viimati vaja läks? Et mõtle mõeldamatut. Meil ka need tänased olukorrad, mõni aeg tagasi me mõtlesime, et seda ei tule kunagi. Aga noh, nii ei maksa mõelda, et tegelikult kui sa vaatad nagu neid võimalikke ohustsenaariume, mis meil täna riskianalüüsid ütlevad, siis tegelikult on ka selliseid kriise, kus võib olla väga kiire. Ja noh, selles mõttes, miks mitte kasutada kõiki võimalikke vahendeid, et säästa ja päästa inimeste elusid ja tervist. Väga hea, ma annan sõna nüüd ERR-ile. Tiina. Vaba ajakirjandus on äärmiselt suur väärtus. Ja vaba ajakirjandus tähendab muu hulgas ka seda, et ta igal 100 juhul täidab need protseduurid, mis ta vabaks teevad ja vabaks jätavad. Ja see, mille ümber me siin räägime, et küllap te arukad inimesed saate kõik aru. See on tegelikult see, ma püüan selle väga lihtsalt teile lahti seletada, mille ümber see jutt siin käib. Kas Eesti Rahvusringhääling annab tehniliselt oma otsa Siseministeeriumisse ära või mitte? Ja meie arusaam avalik-õiguslikust rahvusringhäälingust, meie seadusest on selline, et me oleme kohustatud viivitamatult selle ohuteate andma. Viivitamatult. Sekundite jooksul. Nii kiiresti kui vähegi on tehniliselt võimalik. Aga meie arusaam on selline, et inimene peab sinna vahele jääma. Ja miks? Ma selgitan. Teate, riigis võib juhtuda igasuguseid asju ja kui sa oled kord ühe õiguse ära andnud, siis sa ei saa iialgi seda tagasi. Kui see tehniline ots jookseb kuskile mujale, peale Eesti Raadio Tehnilise Keskuse ja siin riigis võib midagi juhtuda, mida me ei soovi, et juhtuks, siis kas me kujutame keegi ette, et seda kasutab kurjasti ära keegi, keda me ei soovi, et ta seda kurjasti ära kasutaks. Et täna, nagu Viola ütleb, meil on tegelikult vastastikune usaldus. Me oleme arutanud seda nüüd päris mitu kuud, seda teemat. Et see, et me siin sellega teie ette tuleme, noh, mõnes mõttes näitab ka seda, et see arutelu on olnud küllaltki lahtine. Aga Rahvusringhääling tõepoolest ei soovi mitte võimuihast või sellest, et me tahame, et nagu me oleme oma vestluses öelnud, rubilnik oleks meie käes. Küsimus ei ole selles. Mis sa oled kord ära andnud, selle oled sa ära andnud ja tagasi seda ei saa. Nii et jah, me soovime selle sekundite jooksul, kui on vaja seda inimeste ohuselude tõttu väga-väga kiiresti edasi anda. Me oleme need läbi harjutanud, me harjutame praegu neid protseduure, kuidas me seda teeme, aga me peame säilitama oma sõltumatuse. Ma tulen korra siin nagu Violale nüüd appi ja sellel on ajalugu. Nimelt kunagi, kui ma sukeldusin suhtekorraldusärisse, siis Siseministeerium kutsus mind appi, et teha teavitust elanikkonnakaitse juhistele, mis oli siis kriis.ee, eks ju. Ja selleks hetkeks oli küll Ukraina sõda puhkenud 2014, aga see oli ikkagi teatud mõttes sellises faasis, kus Venemaaga toimus äri ja kõik oli suurepärane ja nii edasi, nii edasi. Ja nüüd oli nagu see situatsioon, kus selles raamatus elanikkonnakaitse juhised oli viimane peatükk oli sõda. Ja
ja meie valmistasime Viola ja Siseministeeriumiga ette kogu oma kommunikatsiooniplaani, et me räägime ausalt, et tegelikult me valmistume sõjaks. Ehk et me peame oskama kriisideks valmistuda, sest üks kriis, mida me näeme, on siinsamas Euroopas, on sõda. Me peame teadma, kuidas käituda. Ja siis tuli valitsuses sõnum, et me ei tohi rääkida sõjast. Me peame rääkima, me ei tohi mõõkad äristada, me tekitame paanikat, me ajame inimesed pingesse. Me peame ikkagi kogu selle elanikkonna kaitse ja kriisi pakkima sellesse, mis iseenesest on tõsi, tormid, lumetormid, uputus ja nii edasi, mida selleks hetkeks oligi kümneid ja kümneid ja kümneid, sõda polnud Eesti pinnal olnud. Ja kogu meie 2 kuud tantsu ajakirjanduses oli tegelikult natukene nagu selline nagu peituse mäng, kus me peitsime tegeliku soovi taha ära oma idee ja meie sõnum ei saanud seetõttu olla selge. On ju nii? Mäletad seda aega? Ma nüüd küsin Viola sinu käest. Kas me tegelikult räägime ERR-i selle nii-öelda rubilniku ülevõtmisest sõjaolukorras? Ma ütleks kõigepealt nii, et tegelikult Siseministeeriumil ega ka meie allasutustel ei ole mitte mingisugust ambitsiooni, mingit rubilnikut enda kätte saada. Et ei, loomulikult meil on vaba ajakirjandus, mis on absoluutselt väärtus. Meie huvi on lihtsalt see, et ükskõik kuidas, millisel viisil, kas siis nagu tehniliselt või kokkulepetega, oluline on see kiirus. Et kui meil on tõesti kiire, siis sõnum, hoiatus inimesteni jõuab nii kiiresti kui võimalik, ehk viivitamatult. Küsimus on see, et mida keegi peab siis viivitamatuks. Ja ma arvan, et me siin, see ei olegi nagu selles mõttes nagu väga suur diskussiooni teema, sest meil tuleb sügisel Kreveks õppus, kus me suurelt maa-alalt Muuga sadama ümbruses evakueerime tuhandeid inimesi ja ERR on meil partneriks sellel õppusel, et saame kõik variandid läbi testida, ära mõõta, kui kiiresti sõnumid ühel või teisel juhul jõuavad. Ja tegelikult me oleme siin partnerid, otsime häid lahendusi. Oluline on see, et kiire ohuteavitus. Et mis see diskussiooni alguse punkt ka oli see, et kui sul on väga kiire, siis levibki igasugust infot. Ja see sõnum saabki olla nagu lühike, konkreetne ja ta peab jõudma nii kiiresti kui võimalik. Hiljem saab asju hakata lahti seletama. Peep. Inimlik aspekt ehk ajakirjanduslik aspekt peab jääma siia juurde igal juhul. Et kui siin Tiina läbi lillede viitas sellele, et kui see toru ots on käest ära antud, et siis võib sealt keegi, ma ei tea, pahatahtlik riigipööre või kes iganes anda selliseid sõnumeid, mis kutsuvad üles tont teab milleks. Siis ma lisan siia ühe aspekti veel, et see ei pea toimuma üldse siseriiklikult, et kõik, mis on automatiseeritud süsteemid, on häkitavad ja kui süsteem, ohuteavitus on ilma inimliku kontrollita, siis võib olla väga vabalt juhtuda, et nüüdseks enam mitte Prigožini kontor, aga võib-olla ka tema veel, aga keegi teine toimetab ja laseb välja sõnumi sellise, mis ma kasutan siin selles mõttes võimalust see teema kohe maha tõmmata. Ma selle koha pealt ikkagi õiendaks ära ja lõikaks kohe vahele, et me räägime praegu sellest olukorrast, et meil on ka inimene vahel alati. See on päästetööd või sündmuse juht, kes selle sõnumi välja saadab, on inimene. Et see ei tule kusagilt automaatselt. Siis on väga hästi. Ja teine pool, et ega siis nii tehnoloogia kui inimene, mõlemad võivad alt vedada, on ju. Et need riskid on mõlemal pool ühesugused. Ja siis ongi hea, kui on veel üks ajakirjanik ka seal veel toru otsas, eks ole, kes on nii-öelda security. Ma tahtsin see veel korraks vahele öelda, et Viola siin ennem vihjas, et ka COVID ajal oli tegelikult üks inimene seal vahel, eks ju, ennem, kes pidi andma siis oma allkirja, et see SMS kus igale poole välja läheks. Ja huvitaval kombel see oli mina COVID ajal, et oligi ikkagi lõppkokkuvõttes on sul keegi, kes kuidagi kaine mõistusega vaatab selle üle ja kui mulle tundus, et see asi on ikkagi natukene vildakas või see sõnum on kas, ma ei tea, paanikat külvav või siis liiga nagu leebe, siis ma lihtsalt läksin ja küsisin selle sõnumi nagu saatjalt, et äkki korrigeeriks seda natukene. Nii et alati on ikkagi inimene, et ei ole see päris automaat. Ma annan korra sõna mehele Põllult. Kuidas Saaremaa päästja näeb? Kas seda uut süsteemi on vaja või ei ole vaja? Kindlasti on kõik meetmed head, mis kriitilises olukorras jõuavad inimeseni viia selle õige teabe, selle esmase hoiatuse. Kõik
kõik, mis annab kokku korjata ja noh, kes jätab omal teise tuppa telefoni ja vaatab televiisorit, siis näeb sealt ribalt seda. Kes toimetab parajasti metsas või kusagil mujal, näeb seda ohtu, saab teada ja kiidan heaks kõik meetmed, mis võimaldavad. Ja kui on ka räägitud seda, et külvame paanikat ja keegi oli pahane, et tuleb torm ja jäi tulemata, katsin autotõrvapapiga ja polegi tulnud, siis tegelikult need, kes tormi käes on, need, kes said teada, et vett ei tohi juua, noh 4% jõid, 96% pole joonud. Need 96% on tänulikud, et nad said õigeaegselt teada ja ei ole tervis korrast ära läinud. Ma nüüd võib-olla löön pilli lõhki, aga siiski. Saaremaa on viimastel aegadel päris korralikult kannatanud. Teil on olnud seal koroona epitsenter ja siis teil oli see lumetorm, seal inimesed ei saanud 5 päeva elektrit ja nüüd oli see veekriis ja nii edasi, nii edasi. Aga Saaremaal televisiooni ju ei ole, Saaremaa televisiooni. Tõnis Palts pani selle kunagi kinni, on ju. Teil ei ole ka teist ajalehte, teil on täna Saarte Hääl vist. Kas see on ka kinni või? Ei, Saarte Hääl toimib ja väga hästi toimib. Aga teil on suurepärane ERR-i korrespondent. Aga kujutad sa nüüd ette, et kuhu sa siis saadad selle teavituse, et ärge jooge Saaremaa, ärge jooge vett. Saadad selle siis ERR-i Aktuaalse kaamera eetrisse, mis läheb Räpinast, Paldiskini, Narvast, Iklani. Minevikus me tegime nii, et me saatsime SMS-i kõigile Saaremaa inimestele, ärge jooge Kuressaare kraanivett ilma keetmata. Ja siis seletused tulid mujalt ja kriisiinfotelefon ja nii edasi. Ja tulevikus ta näeb seda ka televisioonist riba pealt lugeda. Aga minevikus oli nii ja kui mida kaugemasse minevikku minna, siis täpselt need, kes ellu jäid ja mis seal ikka. Viola, oskad sa täpsustada, kuidas see saab olema, kui on lokaalne kriis? Lokaalne Võru kriis, jälle seal mingi puu kukub alajaama peale, 7 tundi elektrit ei ole. Ja, eks seda enam, selle ei saa telekat vaadata. Siis on Mirjam Nuutov. Just. Et hea, kui on Mirjam Nuutov, on ju. Ta ei ole Nuutov enam. Et hea, kui on Mirjam, kes tegi tõepoolest nagu väga-väga head tööd. Aga et eks see sõltub ikkagi sellest, milline ajakirjanik seal piirkonnas on. Ja loomulikult mina ka tegelikult iga kord oleme selle dilemma ees, et saadame SMS-i, info on ka veebis üleval, aga kuidas meedia seda võtab. No näiteks ma võin tuua siis see on küll nüüd nii kauge näide, aga see on asjakohane selles mõttes, et Padaru lumetorm, siis, kus oli 300 autot seal üle ööpäeva kinni, olin selle ajal Päästeameti kommunikatsioonijuht ja maadlesime sellega, et kuidas nendele inimestele mingeid rahustavaid sõnumeid saata. Ja selle ajal meil seda ohuala põhist SMS-i ei olnud. Täna oleks nagu lihtne, et sa tõmbad selle ohuala ja need, kes jäävad ohualasse, need inimesed selle sõnumi saavad. Tookord me siis hakkasime otsima neid inimesi, kes on häirekeskusesse helistanud, et nendele saata siis sõnumeid. Noh, loomulikult see on nii ajarohke, et enne need inimesed pääsesid sealt lahti. Aga samal ajal kuulasin ERR-i uudiseid ja sealt tõepoolest siis tookord neid käitumisjuhiseid ei tulnud, et kuigi me olime need nagu edastanud. Et eks see alati sõltub nüüd ka, et kuivõrd mingisugune lokaalne kriis siis ületab seda uudiskünnist ja kui head need reporterid siis seal koha peal on. Oodake sõbrad, võtame nüüd aga mitut asja korraga ajama. Teeme korra selle selgeks. Kuidas sa selle lokaalse kriisi ajal, näiteks sinna Võru inimestele, kus ei ole elektrit, selle teate saadad, mida sa täna tahad saata ERR-i eetrisse? Kuidas see käib? No täna meil ongi tegelikult SMS on ju, mida me saame inimestele saata. Siis on muidugi kohalikud omavalitsused, kellel on ka omad teavituskanalid, kes saavad siis oma kanaleid kaudu saata. Kui meil on andmeside olemas, siis sotsiaalmeedia on väga tänuväärne, kuigi seal levib igasugust infot, aga sellegi poolest. Ja päästesüsteem ja politseisüsteem on selles mõttes, et meil on koha peal inimesed. Aga ma mõtlen, et kas ohuteavitussüsteem, see, mida sa soovid rakendada, mille üle te siin omavahel nüüd vaidlete 3 kuud juba, kas see tähendab seda, et te kuidagi nagu võtate siis ka Vikerraadio eetri üle, sest raadio elektrikatkestuse ajal ju toimib?
ei, meie eetrit üle ei võta, et tegelikult noh, näiteks see, mida kasutavad soomlased ja rootslased, on see, et kui on mingi kriisiolukord, siis on võimalik suunata nagu raadio teised kanalid selle kanali peale ja sul tuleb siis sealt kanalist see info, mis parasjagu on vaja, et inimesteni jõuaks. Et neid kaasaegseid süsteeme ja lahendusi on mitmeid. Oluline on see, et sõltumata sellest, kus see inimene on, kui ta on parasjagu näiteks autoroolis või tal on telefon teises toas või on üldse nagu SMS hääletu peale pandud, et me ei raja oma siis ohuteavitust ainult ühele kanalile või ühele süsteemile, vaid kasutame maksimaalselt kõike, mis võimalik. Ja noh, need maksimaalsed kanalid või need erinevad kanalid peavadki loomulikult toimima nii iseseisvalt vajadusel, kui siis ka tegema koostööd, et sama info erinevates kanalites. Tiina. Ja, et olla nagu pisut spetsiifilisem, siis see meie rubilniku teemaline vaidlus tegelikult puudutab kahte üsna konkreetset asja ja kindlasti ei puuduta see Vikerraadio eetrit mitte. Et selle ma lükkan kohe ümber, et seda me küll mingil juhul ei loobuta. Ei ole tahtnud ja ei loobuta me ka neid kahte ülejäänud asja ja see puudutab siis seda Aktuaalse Kaamera all jooksvat tikkerit. Seda riba, kus on uudiste pealkirjad ja tegelikult tehniliselt, mis uudiste pealkirjad seal on, et õigupoolest see, kuidas need sinna saavad, need on siis uudiste portaali toimetaja valik, ta teeb siis sinna kuskile kastikesse linnukese ja üldiselt need on 15 kõige viimast uudist, mis seal tikkeris liiguvad, et see on küllaltki automatiseeritud see tegevus. Ja teine asi, millesse minul väga isiklikult usku ei ole, ma olen ka oma skepsist ka väljendanud, see on raadiojaamade RDS signaal. Et üldiselt eri raadiojaamad on erineva lohakuse astmega siin selle RDS-i sisustamisel. Et kui te vahel tunnete huvi, et mis laul parasjagu mängib, siis noh, ma ei tea, iga 3. kord saate teada sealt sellest raadioriba pealt, et mis laul see siis on, kui jutt on siis tavalise FM-leviga. FM-levist käib jutt, siis nendest kahest asjast käib jutt, ehk siis RDS-signaal ja uudiste tikker. Seda tikkerit saab siis ka muude asjade alla panna, mitte ainult AK alla. Aga mis puudutab nagu ajakirjanduslikku käsitlust, siis ma tulen natukene tagasi selle päris alguse juurde, kus ma ütlesin ühe numbri, mis puudutas siis eri kanalite katvust. Et kui meil on tõeliselt suur jama ja ma mõtlen ka seda, mida sa siin puudutasid. Kui meil on vaja tõesti anda sellist infot, mis on väga-väga kiire, kus meie suunas midagi lendab, kus inimeste elu on ohus, siis ikkagi kõik võimalikud kanalid. Ja kuhu inimesed koonduvad, nad ei koondu öösel selle RDS-signaali ümber. Nad ei ole autos, nad ei pääse sinna. Et õigupoolest ikkagi kasutatakse neid kanaleid, mida vaistlikult kasutatakse ja mina usun väga raadiosse, erinevatesse raadiokanalitesse, mida inimestel on harjumus kuulata, täpselt sellesse, mida neil on harjumus kuulata, kas nad kuulavad siis Elmarit või kuulavad nad Star FM-i või kuulavad Raadio 2 või mida iganes. Ja meil on ka võimekus tegelikult koondada näiteks Vikerraadio eeter siis teistele kanalitele, kui vaja on. Et meie sellisel juhul, kui on tõesti asjad halvasti, siis me panustame põhiliselt kahele üldkanalile, need on Vikerraadio ja Raadio 4. Ja vajadusel siis suuname ülejäänud kuulajad nendesse kanalitesse ümber. Ando ja Peep ja siis ma teen ühe küsitluse. Jah, ma kõigepealt tahtsin öelda, et minu selline piiratud kogemus ütleb seda, et kriis on alati lokaalne. Et kui me räägime üleriigilisest kriisist, siis ma arvan, et siis ei pea selles mõttes ei Siseministeeriumist ega haldusalast tulema mingisugust infot, eks ju, ERR-i, et pange kuskile midagi üles, sellepärast et tõenäoliselt te olete juba selle juba sinna üles pannud. Et ma arvan, et see, millele Viola ka siin ennem vihjas, eks ju, et kas seda ohuteavitust on piisavalt või ei ole piisavalt, sõltubki nagu sellest, et kus kohas sa selle kriisi kontekstis siis oled. Et kas sa oled lokaalselt, ma ei tea, seal Saaremaal, eks ju, või Võrus või ei ole, kas see puudutab sind või ei puuduta. Mis ma tahtsin veel öelda on see, et selle lokaalse puhul on hästi oluline see, et tegelikult see ohuteavitus peab olema kiire ja ma arvan, et see SMS tegelikult, see asukohapõhine ohuteavitus töötab selles mõttes väga hästi, et ka need samad mobiilimastid
olenevalt siis sellest, et kui palju siis selles piirkonnas inimesi elab, peavad töötama kas 3 tundi, 6 tundi või 12 tundi, nii et noh, pigem tuleks seda teha kohe. Ja noh, arusaadavalt peabki olema mitmekihiline, et noh, siis tuleb ajakirjandus sinna peale, siis tulevad, eks ju, muud kanalid, nii et on ta siis noh, ma ei tea, kas RDS-i kaudu või on ta siis lõpuks jõuab sinna tikrisse ka, eks ju, et sa ei saa nagu ainult ühe asja peale mängida, aga jah, et võib-olla seesama selle lokaalsuse puhul, et noh, kas tegelikult, ma ei tea, Paide inimene tahab teada, eks ju, et mis toimub Kuressaares või no ütleme, ta tahab küll sellepärast, et see on huvitav, eks ju, aga see ei puuduta teda isiklikult. Nii. Inimene tahab teada ja peab teada saama. Saaremaal oleme, loetlesid enne neid meediakanaleid, üks jäi ütlemata, kohalik raadio, Kadi raadio. Saaremaal oleme viinud selliseks, et kui see on Saaremaa kriis, siis me kuuleme ära Vikerraadio uudised, sealt seest inimene kuuleb, mis on näpunäiteid, kuidas, aga kui on veel kohapealseid näpunäiteid, Slupi nurgast ärge läbi sõitke sellepärast, et noh, võõras raadio ei räägi Slupi nurgast, aga need kohapealsed näpunäited tulevad kohe peale täistunni uudiseid ja sellega oleme aastaid juba tegelenud, koolitanud oma kodanikku. Aga selle poolest ei ole maailm võrdne, et Võrus ei ole sukest raadiot ilmselt. Ma nüüd viin, Peep, ütle ära ja siis ma viin läbi ühe küsimuse. Ja ma lisan lihtsalt siia juurde, et see lokaalsus ongi väga suhteline ja ajakirjanike suhtumine meie majas on küll selline, et kui inimese elu on ohus, ükskõik millises Eesti nurgas, siis sellest räägitakse. Et seda nüüd arvata, et kui Vormsi saarel on mis tahes, ma ei tea, õnnetus, ma ei kujuta ette, mis seal juhtus praamiga midagi sadamas, eks ole. Ja kui seal on inimeste elu on ohus, siis sellest räägitakse üleriigilistes uudistes. Päev selge. No nii, aga nüüd on see koht, kus ma küsin arvamust teie käest. Oletame, et täna kell 6 puhkeb siinsamas, täna kell 6 ehk et kõigest tunni aja pärast puhkeb siinsamas Paides korralik torm. Mis on teie jaoks see kõige esmane kanal, kus te saate infot selle kriisi kohta, et selline asi toimub ja et nüüd peab tegutsema? Tõstke käsi, kes ütleb, et ta saab täna kell 6 selle informatsiooni televisioonist. Tõstke käsi, kes arvab, et ta saab selle portaalist, uudiste portaalist telefonist. Tõstke käsi, kes saab selle sotsiaalmeediast. Miks te sinna televisiooni tahate minna? Vabandust, raadio. Kes tõenäoliselt saab esimese info kätte raadiost? Tead, ma ütleks selle kohta praegu tegelikult nii, et tegelikult küsimuse asetus ei ole tegelikult selles, et kuhu me tahame minna. Me tahame lihtsalt kasutada kõiki võimalikke kanaleid ja on ka meie käest mitu korda küsitud, et kui see riba seal jookseb, et miks seal ei ole olnud infot selle või teise asja kohta, mille kohta me samal ajal siis näiteks saime SMS-i. No katsetame. Meil on lisaks sellele väiksele nüansile on meil veel palju asju töös, kus me saame tegelikult oma ohuteavitust laiendada, kiirendada, arendada edasi, et meil oleks nagu võimalik vastavalt olukorrale siis infot saata. Aga mis ma tegelikult tahtsin öelda, et kui me räägime siin, meie teema on paanika, et õigeaegne ohuteavitus või paanika külvamine, siis tegelikkuses me praegu oleme rääkinud sellest, et tuleb see lühike sõnum ja seda on vaja hakata pärast lahti seletama. Mitte see ei ole tegelikult meie põhifookus. Meie põhifookus on see, et mida paremini me oleme enne oma inimesed ette valmistanud, mida paremini on inimesed enne valmistunud, enne kriisi, mida paremini on ajakirjandus meiega sellel teemal koostööd teinud, milleks ja kuidas inimesed peavad valmistuma. Ehk et selline igapäevane, ma ütleks selle kohta hariv kommunikatsioon ja ka kooliharidus. Seda lühemate, konkreetsemate ja selgemate sõnumitega me saame hakkama. Seda paremini võtavad ka inimesed sõnumeid kuulda ja oskavad selle kohandada oma vajadustele lähtuvaks. Et ei ole vaja seda nii palju pärast lahti seletada, tõestada, näidata, et see on usaldusväärne allikas ja nii edasi. Ehk et meie põhifookus peaks olema just nimelt sellel, et meil täna on 15% neid inimesi, kes on kriisiks valmistunud. Tõsi, õnneks on järjest enam inimesed hakanud uskuma, et tõepoolest kriisid võivad juhtuda. Selleks on siis viimased kriisid ka kaasa aidanud paljuski. Aga reaalselt tegudeni on veel vähesed jõudnud. Ja võib-olla veel see nüanss ka,
et ikka see isiklik kogemus, et kõik see, mis on juba juhtunud, kas siis lähiriikides või seda siis usutakse juhtuvat. Et see on nagu paratamatus. Ehk et selle nimel me peaksime tööd tegema, et see on see võitlus, mida me peaksime võitlema. Peep. 2 asja. Rasmus, esiteks sinu küsimus oli adekvaatne, aga sinu küsimuse järeldus oli täiesti ebaadekvaatne. Esiteks, et sellepärast, et sa jätad tähelepanu alt välja need inimesed, kellel on näiteks nuputelefonid, kellel SMS-id ei tulegi sinna sisse, eks ole. Nuputelefoni tuleb SMS, sellepärast me SMS valisime. Minu emal on selline seade, kus tal ei tule mitte midagi sisse, eks ole. Ta on 84 aastane. SMS tuleb tal kindlasti. Ta ei loe seda, tähendab, ühesõnaga isegi kui tal sisse tuleb, ta ei loe seda. Tal on see hääl maha võetud, ta ise palus mulle, et tee nii, et ma saan ainult helistada sellega. Okei, see selleks. Nii et ühesõnaga, et see küsimus, et miks on telet vaja, eks ole, on et sellel pinnalt sa ei saa seda järeldust teha. Aga siin ma Siseministeerium pigem nagu toetan. Ehk siis, et see ohuteavitus peabki olema võimalikult kõikides kanalites ja võimalikult paljudes kohtades, et see jõuakski ka selliste et ta jõuaks ka minu emani, eks ole. Et kellel ei ole sotsiaalmeediakontot, kellel ei ole arvutit, kellel on nuputelefon ja kes reeglina veedab oma aega teleka ees vaadates mis iganes seebikat sealt, eks ole. Ehk siis see on nagu see oluline koht. Ja, aga sa jõudsidki nüüd üks täiendas teist ja me jõudsime selle teise probleemini. Ma tahtsin lisada veel selle teise koha, et see isiklik kogemus on nagu väga oluline. 1967. aastal, kui oli Augusti torm, mis oli tunduvalt ägedam kui praegune torm Saaremaal, eks ole. Mida ma mäletan, sest ma olin kuskil 6-aastane. Ma siiamaani mäletan seda tormi, mis see selles kohas, kus ma elasin, toime pani. Ja pärast seda oli aastakümneid ja mina mäletan ka veel seda, et ma jälgin nagu ilma teadet väga tähelepanelikult. Seda viis meie majal katuse lihtsalt pealt minema aknad kapuruks. Ehk siis see isiklik kogemus ongi nagu väga, väga oluline. Ehk siis, et tegelikult, et inimkäitumises on vaja lisaks kogu teavitusele kõigele ajaga isiklikku kogemust. Ja nii lihtne see ongi tegelikult. Jõudsime teise teemani. Ühelt poolt ma tean ja olen näinud Kaitseliidu ühel kriisiõppusel Stenbocki maja ühte uuringut eelmise aasta lõpust, kus räägiti sellest, täpselt samasugune küsitlus, nagu ma siin samas korraldasin, aga oluliselt metoodilisem ja teaduslikum, kus siis justkui tuli välja see, et mis on see esimene kanal, kus inimene saab informatsiooni ja seal oli televisioon kukkunud esimese koha pealt teise koha peale. Esimesel koha peal olid portaalid jooksvalt. Sellest hoolimata võib meist igaüks rääkida lugusid, et kui nad on sattunud vaatama ennekõike ETV-d, siis mis pärast seda on juhtunud. Mul on 2 lugu. Kunagi Grete Lõbu käis Ringvaate saatega Kakerdaja rabas novembrikuus jää peal uisutamas nii, et järgmiseks päevaks oli see matkakorraldaja saanud nii palju tellimusi, et ta palus Gretel, et mitte kunagi, mitte kellegile minu telefoninumbrit enam mitte anda. Kui Priit Kuusk tegi saadet Vend veis ja ühes saates tehti veisesaba, siis veisekasvatajad Eestis ütlesid, mis toimub. 2 nädalat nõudsid Eesti restoranid ainult veisesaba. Ehk et sõltumata nendest uuringutest, mida pidevalt erinevates asutustes tehakse, on televisiooni mõju maagiline. Ja siin ma kiidan ja tunnustan Peepu ennekõike ka laiemalt ERR-i, mida näitab Ukraina stuudio. Saad sa hästi põgusalt avada seda, kui palju on Ukraina stuudio vaatajaid, kus väga usaldusväärses kanalist antakse sellist nädalas korra nüüd väga põhjalikult ülevaadet, mis toimub, milleks valmis olla ja teatud mõttes ka rahustatakse inimesi, et kõik ei ole võib-olla kohe siin ja praegu juhtumas. Ma arvan, et me oleme praeguseks hetkeks teinud, ma täpselt numbrit peast ei mäleta, aga ma arvan, me oleme teinud kuskil 120–130 Ukraina stuudiot sõja algusest peale. Esimestel nädalatel me tegime 2 stuudiot päevas, kell 10 ja kell 3 päeval ja siis oligi kõige suurem eesmärk oli see, et anda operatiivset infi inimestele, et mis seal toimub, aga teine ja võib-olla isegi nagu olulisem mõte oli see, et rahustada inimesi, et mitte mingid märgid ei näita, et meile tegelikult reaalset ohtu praegu on. Ja seda saadet siiamaani praegu hetkel jookseb ta esmaspäeviti pärast AK-d, septembrist läheb jälle pühapäeva õhtuse esimese AK järele. Stabiilselt 100+ 1000 inimest vaatab. Ehk siis, et praegu suveperioodil on ta kuskil 2.–3. vaadatavuselt saade pärast AK-d. Ja see, et inimesed seal peal püsivad, vaatavad,
noh, näitab seda, et sellise info andmine on erakordselt vajalik ja oluline. Väga hea ja nüüd mul on sulle selline provokatiivne küsimus. Viimase 2 aastaga, sõltumata sellest, mis maailmas toimub, mis Ukrainas toimub, millega me nii otseselt seotud oleme, ei ole tõusnud nende inimeste hulk, kes viitsiks väga kriisideks valmistuda. Neid on jätkuvalt, nii kummaline kui see ka ei kõla, 15% Eesti ühiskonnast. Kas me võiksime ETV-s eetrisse anda näiteks teisipäeva õhtul pärast Aktuaalset kaamerat pooletunnise sari saate, kuidas valmistuda kriisideks läbi väga eluliste näidete, väga põnevate persoonide, ka selle sama Ukraina sõja, et sellest 15%, mis sõltumata sellest kõigest, mis foonil toimub, kuidas Päästeameti reklaamirahad, mida on sinna alla pandud inimesi teavitada, SMS-kampaaniad, lehekampaaniad, ei ole muutunud. Kas see oleks lahendus, Peep? Mõnes mõttes oleks ja mõnes mõttes ei ole, et see on jälle nagu ambivalentne, et ei ole nagu ühesugust lahendust, et kui mingisugust asja tehakse nagu läbinähtavalt propagandistlikul eesmärgil on see siis propagandistlik eesmärk nagu heas mõttes või halvas mõttes, aga kui vaataja saab aru, et talle üritatakse midagi nii-öelda pähe määrida, siis ta seda vastu ei võta. Ehk siis, et seda tuleb teha nagu väga nutikalt tegemine nõuab hästi palju inimressurssi ja raha. Ja Tiina oskab siin kindlasti paremini rääkida, ma ei hakka ka, tõenäoliselt ei ole see õige koht, et ERR-i eelarve probleeme lahata ja kui suurt osa me siis riigieelarvest saame ja nii edasi. Aga meie reaalsus on tegelikult see, et kui me suudame praegu ära katta selle sama prime time'i, millele sa viitad, mis on AK järgne aeg, nagu nende põhisaadetega, mis meil praegu hetkel kavas on, et sinna juurde nagu väga palju juurde teha hetkel ei anna. Ja siis see teine küsimus on see, et kuidas see oleks nõndamoodi tehtud, et see ei oleks nagu mingisuguse asja nagu pähe määrimine. Ja seejuures on oluline rõhutada, et teie kanalites on olnud neid saateid. Ja ma arvan, et tegelikult sellise püsisarja tegemine, et igal teisipäeval aasta ringi pärast AK-d oleks pooletunnine saade, kuidas valmistuda kriisiks. Ma arvan, et see ei tööta, et inimesed ei jaksa sellist asja vaadata, et see saab olla ikkagi nagu mingisugune tsükkel, mingisugune seriaal, mis iganes, et mujal maailmas tehakse ju ka. Ja oleme ka meie teinud selliseid 10-12 saadet või osa siis, eks ole, mingisuguse osa siis reality põhine või pool lavastuslik. Nii Eesti kui vene keeles. Jah, sellist asja saab teha, aga ma ütlen, et püsivalt kindlasti ma arvan, et see ei ole mõistlik koht. No nii, Tiina. Ma ei arva, et see on rahaline probleem üldse, et pigem ajakirjanduslikus mõttes ma olen olnud tegevžurnalist päris pikki aastaid ise ja ma ei usu sellesse tõesti. Ma arvan, et inimesed vaatavad esimese ära, tekib tõrge ja sellist jõuga õpetamist ei taha keegi, aga see 15% on mul nagu peas põiki kinni, ma nagu imestan selle üle, sest et mul on mulje, et Eesti inimene on üks praktiline ja talupojamõistust otsast otsani täis inimene, et mulle meenuvad need vaated hiiglaslikust Prisma poest Tartus, mis on minu kodupood. Ja kui see koroona pihta hakkas, siis ma nägin, kuidas inimesed valisid endale varusid, toitu, viisid neid koju. Ja nüüd nad on tegelikult õppinud sellest, mis seisab, mis ei seisa, kui palju me seda sööme, kas me üldse tatart sööme, miks me tassisime 10 kilo tatart koju on ju. Mis me teeme selle tatraga, et tegelikult see kogemus on inimestesse ladestunud, ma arvan, et suudetakse käituda suhteliselt kiiresti, operatiivselt ja ikkagi kas või see, mis maal on kõik hästi, ütleb sulle kõrvalt Peep, Tiina. Täpselt, ma tahangi öelda seda, et see, mida ma sotsiaalmeediast näen, kuidas inimesed on jälle hakanud tavalist vana head moosi keetma. Et see on ka märk sellest, et tegelikult varud on meil ju kõigil mingil moel olemas, mitte ainult maainimestel, vaid küllap linnainimestel ka. Nii et ma ei alahindaks seda tavalist tugevat tervet mõistust. Me oleme Päästeametiga ju ka teinud koostööd erinevate saadete puhul ja me oleme nendega päris palju rääkinud. Ja minul on jäänud selline mulje ja nendel inimestel täpselt samamoodi, et ütleme, et seda
kõige haavatavamad inimesed elavad Annelinnas, Lasnamäel, Paala linnas ehk siis sellistes magalad ehk et kortermajades, kus elab 87% Eesti elanikkonnast. Ehk siis, et me tegelikult ei pea rääkima nagu nendest inimestest, kes elavad maal, kellel ongi soolatünn on nurgas, kaevus on vesi, puud on kuuris ja nii edasi. Ja lammas määrgib kuskil laudanurgas. Siga ei tohi ju pidada. Aga Andol oli käsi püsti, kes teab varadest ja varandustest ja talletatud varast midagi rohkem kui sina? Ma ei tea, kas ma nüüd varast tean, aga varust tean. Varust. Aga ma lihtsalt tahtsin niisama nagu kaasa targutada, et tegelikult ei ole ju tähtis nagu üksik inimest õpetada, et ja kõik on indiviidid ja elavadki, eks ju, kes elab Lasnamäel, kes elab maal, kes elab mingisuguses kolmandas kohas. Et noh, mismoodi tegelikult selleks kriisiks valmis olla. Et ma arvan, et mida on tarvis nagu hoida ja mis on praegusel hetkel noh, ka kindlasti Ukraina sõja, eks ju, tulem on see, et see ärevuse foon ühiskonnas on tegelikult piisavalt kõrge, et on tekkinud selline vastuvõtlikkus, et ükskõik, kas seda ohuteavitust teeb, eks ju, siis Siseministeeriumi haldusala või tuleb ta nagu meedia kaudu, et inimeste vastuvõtlikkus on olemas. Rasmus paneb oma batuudi kinni, eks ju, ja Ando läks, eks ju, ja lasi kaevust siis ämbrid täis. Et sa oskad selleks kriisiks valmistuda, sa saad aru, et kuidas tegelikult olla siis põhimõtteliselt niisugune nagu hakkama saaja või toimepidev, eks ju. Et see on, ma arvan, see, mida peaks saavutama ja noh, ma ei oska nüüd öelda, et mina ei ole seda küsitlust täpselt näinud ja mis küsimused seal on, et mis see tähendab kriisiks valmis olemine. Aga ma arvan, et see on võib-olla selline teema, mis peaks olema paremini kas läbi mõeldud või siis kuidagi just selle toimepidevusega nagu seotud, sest et olles ka varude keskuse poole pealt see institutsioon, kes hoiab, eks ju, riigi tegevusvarusid selleks, et ühiskond, elanikkond saaks hakkama. Et siis meiega on pidevas diskussioonis näiteks kohalikud omavalitsused, kes küsivad, et mida me siis peame varuma, et kas me peame bensiini varuma või toitu varuma või midagi kolmandat. Et tegelikult ma arvan, et see õige vastus peabki olema see, et mõelge oma tegevused läbi. Mõelge läbi, et kas teie sotsiaaltöötajad jõuavad siis nende abivajajatena näiteks, ma ei tea, jätkuvalt ka siis, kui kütusetarned, eks ju, on katkenud, kas on võimalik, eks ju, haiglas toitlustada inimesi, kes on haiged. Et tegelikult oma niisugused nagu tavapärased tegevused tuleb läbi mõelda ja siis nagu aru saada, et kas sul on tegelikult see valmis oleks kriisiks olemas. Ja ma arvan, et varu on iseenesest selline lõppev asi, et seda võib olla 1 päevaks, 7 päevaks või 3 kuuks, et siis ta saab lihtsalt otsa. Et peaks välja mõtlema selle, et kuidas pikemaajaliselt hakkama saada. Palju see Ukraina sõda on kestnud? Üle 500 päeva. Margus. Kui me nüüd tavakodaniku kätte anname selle palli, et valmista ennast ette ja me seda saadet ei tee, siis ta ei suuda kõike välja mõelda. Näiteks Lasnamäe inimene ei saagi aru sellest, et kuidas kanalisatsioon võib ära kaduda ja mis siis saab, kui kanalisatsioon ära kaob. Aga siis ei tohigi rohkem mitte midagi saada. Vesi keeratakse kinni, sest kanalisatsiooni ei ole. See inimene, kes kusagil linnaservas elab, läheb kükitab või linna taga elab, läheb kükitab kuhugi varikavarte vahele, aga mida teeb see inimene seal? Ma arvan, et ERR-il ei ole mitte midagi selle vastu, et toota selliseid saateid nii Vikerraadiosse kui ETV-sse, aga nad lihtsalt peavad üle elama selle, et konkureerivas erameedias antakse neile 6 aega järjest selle eest puid, et nad riigi raha eest mingit saadet superprofessionaalselt toodavad. Aga see on üks teine debatt, teised inimesed, küllap inimesed omavahel räägivad. Viola, sa tahtsid uuringust rääkida? Tahtsin uuringul kohta öelda, et see 15% siin niimoodi lendab, aga tegelikult tuleb see uuring asetada konteksti. Et seda uuringut viib Päästeamet läbi varasemalt üle 2 aasta, nüüd iga aasta. Metoodika on hästi põhjalik, on ju käitumised, oskused, hoiakud ja reaalne valmidus, mis sul päriselt olemas on. Nii et ja omakorda seal on terve hulk siis ellujäämise seisukohalt kriitilise tähtsusega asju, mida küsitakse, on ju. Aga et kuidas nüüd kommenteerida seda 15%, kes on valmistunud, siis tegelikult inimesed ise hindavad. Ja minu hinnangul tegelikult tuleb selline vaadata ühte teist numbrit kõrvale, et kui eelmises uuringus pidasid näiteks sõda tõenäoliseks ainult 10% Eesti elanikest, siis nüüd on sõja peale mõelnud ikkagi oluliselt rohkem, iga 5 juba mõtleb selle peale, kuidas ta sõjaolukorras hakkama saaks. Ehk et need tabud on nagu maha läinud ja inimesed ise hindavad ennast kriitilisemalt.
et kui varasemalt võib-olla hindasid ennast natuke üle, et noh, mis see väike torm mulle ikka teha saab, siis nad ei olnud, nagu me sinuga ei saanud rääkida sõjast, on ju tookord. Ei tohtinud rääkida. Et kui noh, Kaitsevägi võib endale nagu tanke osta ja see ei pane kedagi, ei tekita paanikat ja kui me palume natuke tatart osta, siis see tekitab paanikat justkui, on ju. See oli tolleaegne olukord. Aga tänaseks on see olukord muutunud. Inimesed hindavad iseennast palju kriitilisemalt. Nad on palju paremini tegelikult läbi mõelnud, mis neil päriselt vaja läheb. Ja selle tõttu nad lihtsalt ei ülehinda, vaid võib-olla see hinnang on läinud adekvaatsemaks. On minu tunnetus, et kui seda nagu neid uuringu andmeid seal vaadata. Ja noh, loomulikult see 15% ei ole mingi selline, noh, ütleme nüüd, otsime siit, loeme nüüd, kes need 15% on, vaid noh, tegelikkuses seal sees on tõepoolest väga palju spetsiifilisi eraldi sihtrühmasid ja kindlasti me peame mõtlema selle peale, et on neid inimesi, kes ei olegi, kellel ei ole võimalik või kellel ei ole võimalusi tegelikult valmistuda. Kindlasti on mingi hulk neid inimesi, kes on need haavatavamad. Ja teistpidi siis meie tegelikult seisame selle eest, et selles kriisiolukorras oleks abivajajaid võimalikult vähe ja abistajaid võimalikult palju, et kui sa saad ise hakkama, siis sa saad ka teisi aidata. Ja et see on see, mille poole me peame nagu liikuma. Ja sellepärast ma arvangi, et noh, näiteks kui me vaatame tänast kooliharidust, et loomulikult siin käis läbi see, et selline vägisi propaganda ei tööta, on ju, me oleme ise kõik see põlvkond, kes me oleme natuke seda propagandat nagu elanud üle, on ju. Aga teistpidi minu kogemus Päästeameti tuleohutuse, veeohutuse valdkonnas ütleb jälle seda, et tegelikult kui sa inimestele päriselt nagu selle vajaduse lahti seletad, siis on see väga tänuväärne, eriti tänuväärne publik on lapsed. Et kui me tuleohutusest hakkasime rääkima, siis vanemad ütlesid meile, et ärge tulge sellise juttu, kui meil lapsed ei saa pärast öösel magada ka, et kuidas te julgete üldse lasteaiast tuleohutusest rääkida. Ja hiljem, kui me küsisime täiskasvanute käest, et kust te olete saanud oma tuleohutusalased teadmised, siis 80% täiskasvanutest olid saanud oma teadmised oma laste käest. Ja tegelikult see, et me peaksime oma lapsi õpetama ja lapsed on väga praktilised. Et kui meil täna on tegelikult selline ohutusõpe on algklassides ja riigikaitseõpe on gümnaasiumis, siis seal vahepeal on tühja maad, väga tublid noored inimesed, kuhu tegelikult mahuks nagu kenasti õpetada inimestele just nimelt täpselt selliste kriisidega toimetulekut ja meil kasvaks peale põlvkond, kes saaks võib-olla natuke paremini selles mõttes hakkama, et oskaks asju konteksti panna. Et me mitte ei taha, et tõepoolest nüüd keegi kirjutab ette, kui palju või kui suured su varud peavad olla, mitte seda, vaid seda, et sa mõistaksid seda olukorda ja oskaksid mõtestada, kuidas sa ise siis selles olukorras nagu hakkama saad, mida sina konkreetselt vajad. Ja see on võib-olla see koht, kuhu me tegelikult saaksime rohkem panustada. Ja see on ka muidugi see koht, et sellesse panustamine loomulikult saad seda, kuhu sa nagu raha paned, et täna selle tegevuse jaoks tegelikult võimalusi on vaja otsida või leida. Ma räägin põgusalt kiiresti ära, enne kui Eep saab sõna. Kuidas töötab lasteaias lastele antud koolitus? Mu kaksikud olid eile, kes lähevad nüüd sügisel kooli, olid eile kasvataja juures nii-öelda suvelaagris. Ja lastega koos mängisid õues mingisugust mängu, kui sama külapoiss tuli oma püstoliga aeda. Lapsed ehmatasid ära, see oli võõras poiss ja 2 tükki helistasid 112. Ja kutsusid sõna otsa mõttes kerges paanikas, tõsises paanikas, kutsusidki politsei, sest kuskilt on teave selle kohta, et mingi kooli tulistamised, asjad, värgid, särgid. Väga õige käitumine, eks ju, kuskilt see teave on tulnud. Nii, Peep. Sõda on käinud, aktiivne sõda siis on käinud 534 päeva. Ehk siis, et kui see 534 päeva ei oleks meie inimestele ka mingit mõju avaldanud, siis oleks maailm päris hukas, eks ole. Aga teiselt poolt 100% valmisolekut ei saavuta mitte kunagi. Et mul on üks tuttav, kes elab Ameerikas Floridas, kus teatavasti käib igal aastal vähemalt üks orkaan läbi üle 3 aasta selline, mis tapab, eks ole, hunniku inimesi ära ja lõhub kõik ära. Ja ta ütleb, et tal on seal ikkagi naabrid, kes vaatavad kõike seda, eks ole, nagu vasikas aiaväravat, kes ei valmistu mitte millekski ja ootavad ikkagi, et küll kuskilt tuleb mingisugune päästevormis mees ja mu välja aitab. Ehk siis, et 100% valmisolekut ei ole, aga teiselt poolt, kui seda teavitust teha, see on jälle see nutikuse küsimus. Et ma toon ühe näite, et me siin minu meelest üle-eelmisel aastal tegime ETV-s ühe sarja vabatahtlikest päästetest, vabatahtlikud oligi vist pealkiri. Ja seal siis näidati igasuguseid neid
seapesasid või neid arakapesasid kellegi kodus, kuidas juhtmed jooksid ja nii edasi. Ja siis, kui see saade või see sari oli ära olnud, siis ühel hetkel tuli mu üks naabritest, eakam inimene tuli minu juurde ja ütles, et Peep, kuule, et ma olen kuulnud, et sa oled elektrikupoeg, et tule vaata, et mul on siin need juhtmed ajavad halba lõhna natukene välja ja et viska pilk peale, et äkki peaks sellega midagi tegema. Ma ütlesin, et kuule, kutsu nüüd kas siis professionaalne elektrik või siis pääste ja vaatavad sul üle. Ja siis tuli pääste suure autoga, pilkurid peal, vaatasid üle ja tegid mammile nagu korraliku siis ülevaate, mida ta kõike ta tegema peab. Seal oli päris kehv seis. Kuulge sõbrad, nüüd on nõnda, et meil on ainult veerand tundi jäänud, me pole rahvale sõna üldse andnud. Et laseme nüüd, Margus, ära muretsi, neil on oma mikrofon. No palun väga, võt siit juba vabatahtlikud päästjad alustavad kohe. Meelis, anname siia ette sõna Päästeliidu nõukogu liige, just. Tere. Hakkan siit peale vastuseks sulle sinu Gallupile. Ma ei tõstnud kätte ühelegi küsimusele, sa küsisid, kui ma olen siin hetkel. Ma ei vaata telekat, ma ei kuula raadiot, ma ei loe sotsiaalmeedias, ma kuulan teid. Kui teravmeelne. Aga ma saan selle teavituse kätte tead kus kohast. Need hallid ruuporid, mis on seal mäe otsas, mille Päästeamet on välja pannud. Need hakkavad mulle seda teadet siia andma. Palju, mitmes Eesti linnas need ruuporid on? No, pannakse igale poole. Joola, sulle üks mõte. Teavituse koha peal Päästeamet juba kasutab seda, ehk meil tuleb väljakutse sõnum ja tuleb ka kõne. Ehk et kui on selline suur üleriigiline jama, inimestele vaja kiiresti teavitada, siis võiks olla võimalus ka see, et on lisaks sõnumile tuleb ka see arvutikõne. Sest sõnumit ma ei pruugi kuulda, kõne ma kuulen ja siis ma saan sõnumit lugeda. Lihtsalt mõte. Aga ERR, teiega ma hakkan nüüd küll kana kitkuma. Palun kuidagi nagu võimalikult siva. Küsimus ja siva. Teie argument torujuhtme lüliti üleandmisel on minu jaoks hämmastav. Te näete seda või tunnetate ohtu, et Siseministeeriumi haldusalas, kes selle toru otsa enda kätte saab inimene, võib olla reetur, riigireetur. Ma küsin nüüd teie käest, millega garanteerib ERR, et teie asutuses see inimene, kes seda rubinlikut omab, ei ole samasugune? See süüdistus, see argument Siseministeeriumi suunal on minu jaoks alatu ja põhjendamatu. See ei ole süüdistus, see ei ole kuskilt otsas süüdistus. See on see, et võimalikke ohukohti elimineerida võimalikult palju. Ja eetrisse meie majas jõuab asi ka tegelikult mitte läbi ühe inimese ainult otsuseks. Ja näiteks me oleme läbi mänginud Siseministeeriumiga, politseiga koos sellise olukorra, kus televisiooni eeter võetakse üle. Et kui ruttu ja kuidas me saame selle, kui tuleb, ma ei tea, kampterroriste, stsenaarium oligi selline, tuleb kampterroriste relvaga, tulevad stuudiosse, panevad saatejuhile Katrin Viirpalule püstoli otse meele kohta, ütled ja nüüd loed selle teksti ette. See ei lähe eetrisse, see võetakse vähem kui minutiga kõik maha. Ja selles mõttes, et küsimus ei ole selles, et kedagi süüdistada, vaid küsimus on selles, et oleks neid filtreid võimaliku väärinfo eetrisse inimesteni jõudmiseks oleks mitu. Sest et tõenäosus, et mitu inimest pannakse püstol meele kohta ja kästakse midagi teha, on väiksem, kui see on ainult ühe inimese käes. Nii lihtne see ongi ja see ei ole süüdistus. Ma vastan omalt poolt ka, et kus on alles fantaasia lend teil, et selle riigireetmise peale ma nüüd küll ei tulnud. Küll on üks päris olemuslik vahe avalik-õigusliku meedia ja riigimeedia vahel. Et on olemas ka riigimeedia, kus rubilnik ongi riigi käes. Eesti riik on selle asja teistmoodi korraldanud. Meie juhtimine käib läbi Rahvusringhäälingu nõukogu ja nõukogu seab ametisse juhatuse esimehe, kes leiab juhatuse ja me vastutame naha ja karvadega kõige eest, mis meie eetris on. Me ei saa vastutada naha ja karvadega, kui torujuhe on teie käes. Ja ma tean, et me räägime ohuteavitusest, aga ohuteavitusest me räägime üks kord, aga juhe jääb teile. No nii, anname vabatahtlikult päästjalt mikrofoni üle riiklikule päästjale. Jah, kutseline päästja. 31 aastat staasi põllu pealt ja kiirabis 25 pool aastat, abipolitseinik 2,5 aastat, Kaitseliidus 91 aastast. Et sellest teavitusest nüüd, et kuna ma töötan maal, siis siin minu kolleeg päästja rääkis tegelikult õiget juttu ja ma
ma üldse ei salli mõnes mõttes netiajastut. Kui te räägite siin, et te panete ühismeediasse mingisuguseid selliseid asju, inimesed maal, tädi Maali, tema ei vaata seda absoluutselt. Ja mis me kõik teeme näiteks öösel kell 3? Ma usun, et me kõik magame. Telekas on kinni, raadio on kinni, me mitte mingisugust infot kätte tegelikult ei saa, aga see tädi Maali on ka Eesti Vabariigi kodanik ja tema peab ka selle info kätte saama. Teate, mis Kaitseliit praegu teeb? Kaitseliit otsis välja nüüd või neile eraldati kuskilt vanad mootorrattad, mida praegu Oi, need on väga uued. Ma olen ise nendega sõitnud, need on täiesti tutikad pillid. Ja, aga nad näevad, nad on 40-ndatest ja 60-ndatest ja nüüd need putitatakse ülesse ja selle asja nimetus on käskjalad. Virgatsid. Ja virgatsid. Et kui ei ole teil mitte mingisuguse raadiod ja need asjad unustage ära, siis need virgatsid hakkavad ringi sõitma ja päästeautod hakkavad ringi sõitma, politseiautod, kes siis megafoniga seda asja edasi annavad. Et mõnes mõttes ja me jääme väga netti kinni ja sellesse televisiooni, et see ei pruugi alati toimida. Teine asi, mille ma tahtsin nagu tähelepanu, et see või see 15% või, et ma olen ka 50-aastane inimene ja kui me need inimesed, kes me tuleme sellest Vene ajast, et ma ei oskagi isegi öelda, kuhu see jääb, see ütleme selline ohuteavitamise. Me elame Põhjamaal, meil igal aastal tuleb talv. Ja kui see esimene lumi tuleb, te kõik ju näete, mis toimub rehvivahetuspunktides. Aga see talv tuleb iga aasta. Ja siis on seal niimoodi järjekorrad taga, et me ei saa sinna löögile. Ja nüüd ma ütleksin täpselt sellise, kuna ma olin 10 aastat meeskonna vanem, ma tahaks ühe näite ära tuua, kui vist aeg saab otsa. See oli nii hea näide, et ma kohe tükk aega mõtlesin sellele järgi. Otepääl on väga paljud võib-olla on käinud, on Pühajärve spa. Nii. Ja tollel samal päeval oli Pühajärve ääres oli mingisugune suur rahvusvaheline triatlon, et seal oli rahvast meeletult ja see spa läks tuletõrjehäiresse. See tähendab seda, et ühiskondlik hoone, sinna sõidab, see on teine, see on 3. aste, sinna hakkab seda tehnikat siis sõitma ja mina olin esimene masin, kes sinna siis kohale jõudis. Läksin oma sinisega kiivriga sisse ja teate, mis toimus? Minu ees seisab 3 gruppi ja admin teavitab, et Rootsi grupp, Soome grupp, Saksa grupp, grupijuhid, bussijuhid, informatsioon pääste poolt neile. Et kas me hakkame evakueerima, siis seisab mulle see Rootsi grupi juht, ütleb, sorry, et ma ei oska eesti keelt, inglise keeles, ütleb, et mul on 4 invaliidi ratastoolis. 3. korrusel kõik see informatsioon tuleb, rootslane astus eest ära, tuli soomlane, vurr, kõik see informatsioon, mina kuulan, seisan seal, ega ma ka inglise keeles nüüd mingisugune kunn ei ole. Ja mis eestlased siis tegid? Ja võt siin see tulebki nüüd selline, mis meil toimub? Ja siis see samal ajal oli eestlaste pulm seal samas majas. Ja kui mina oma selle kiivriga seal ringi kõndisin, siis see eestlaste pulma, kes tuli pakkus mulle pitsi, kes tuli võttis ümbert kinni, ütles, et no mis te siin teete nüüd siin ja rootslased ju need seisavad. Et siis maja ei läinud evakuatsiooniks, aga mul tõsiselt tekkis see tunne, et mis meil viga on? Mis on meil viga? Ja siin jääbki see, ja siis on ju see lasteaia teema. Ja ongi nii, kui me käime lasteaias, nüüd päästega käime ju tema moodi tegema see tuleohutus ees neid päevi asju, siis see laps läheb kodu ja räägib isale, emale, et me peame suitsuanduri üles panema. Ja isa ütleb, et mis mõttes, no kurat saab ju soitsu või see hakkab röökima, kui ma kotla või neid teen kotlette või need. Ja siis nad lähevad omavahel vaidlusesse. Aga suitsuanduritest rääkides, suitsuandurite abiga, mis on kohustuslikuks muudetud, on suudetud tuua tulesurmade arv umbes 135 pealt aastas, 35 peal aastas. 160 pealt, usagil nüüd 50 ringis on. Nii et mingis mõttes kohustuslikkus tuleb rakendada. Siin hommikul käidi välja idee, et kogukonnad peavad kohustuslikus korras läbima kriisiks valmistumise koolituse, näiteks ühistud just nimelt need problemaatilised osad ühiskonnast, kes ei viitsi sellega tegeleda. Peep tahab öelda? Ma kiire märkus ütlen, et see on väga hea näide, see Põhjamaade näide. Et ma arvan, et üks põhjus, miks see nii on see, et meil on nüüd 30 aastat olnud seda aega, kus me oleme suhtunud
kõikvõimalikesse riigi institutsioonidesse kui omasse. Aga neil on olnud see teatavasti rootslastel vist, eks ole, 500 või pluss, eks ole, viimasest sõjast. Ehk siis, et meil on vajagi seda järgmist ja ülejärgmist põlvkonda, kes võtavad riiklikke institutsioone ja ka ajakirjandust nagu tõsiselt ja arvestavad ja võtavadki neid arvamusi, mida öeldakse ka nagu reaalses elus arvesse. Et see ei tähenda seda, et see, mis ajalehest või raadiost tuleb või mida räägib ametnik, et see on mingisugune jama ja me lähtume ikkagi oma, ma ei tea, mis loogikast. Me jõuame võtta ühe arvamuse veel. Kas keegi tahab miskit öelda, midagi kommenteerida, mis puudutab nii ohuteavitust kui ka laiemat elanikkonna ettevalmistamist kriisideks, kus siin saaks meedia koostöös. No me teeme siis 3 päeva seda arvamusfestivali, küllap sa jõuad järgmises paneelis selle ette kanda. No nii, või teeme tead mis, võtame kokku. Viola, oled sa sama kindel jätkuvalt nagu meie paneeli alguses 1,5 tundi tagasi, et ohuteavituse osas tuleb edasi minna ja võimalusi tuleb rikastada ja ärme sellest rubilnikust räägi, aga räägime sellest, et sügisel on üks väga suur koostööprojekt ees, kus testitakse siis seda, millised erinevad inimesteni informatsiooni viimise võimalused töötavad, ei tööta, millised töötavad rohkem ja kas sealt peaks välja tulema nüüd ka siis see vajadus jõulisemalt sekkuda. Ma ütleks selle kohta tegelikult nii, et ei ole olemas ühte hõbekuuli ega ühte lahendust, mis kõik meie probleemid lahendab, et kui keegi ütleb, et selline lahendus on, siis ta valetab, on ju. Et tegelikkuses ongi täpselt nii, nagu me siin rääkisime, et on meil väga palju erinevaid kanaleid ja me peame olema võimelised neid kasutama. Ja on neid kanaleid, mis töötavad paremini olukorras, kus sul on väga kiire, on neid kanaleid, mis aitavad siin juhul, kui see juhtub öösel, on neid võimalusi, mis aitavad ka sellisel juhul, kui sul on see tädi Maali, siis on temal naaber kindlasti, kes läheb ja vaatab, kuidas tal läheb. Et igal juhul see ohuteavitussüsteeme peab olema meil mitmekesine, neid variante peab olema palju ja me peame ära kasutama kõik tehnoloogia võimalused, aga jätma ka siis ruumi sellele, et me kõik oleme inimesed, me oleme lõpuks ikkagi üks ühiskond ja aitame oma naabreid ja lähme aitame ka tema siis hädast välja. Ja teine pool, mis ma tahtsin tuua, et selleks, et mitte paanikat külvata, selleks on ikkagi tegelikult see pool, et mida paremini me oleme valmistunud ja mida rohkem me tegelikult ka möödunud kriiside kogemustest räägime või siis ka naabrite pinnalt õpime, seda vähem seda paanikat sel hetkel tekib. Et toon näite, et kui see COVID algas, siis millegi pärast taheti anda sõnumit, et ei ole vaja midagi varuda. Mina tegelikult ütlesin siis, et kui sa enne ei ole varunud, siis nüüd on viimane aeg sul varuda. Et varud peavad olema inimestel, varud peavad olema kohalikel omavalitsustel ja varud peavad olema ka riigil. Et kui me oleme muidugi väga tänuväärsed, et nii Siseministeeriumi valitsemisala asutusi kui ERR-i väga usaldatakse, aga sellel usaldusel on ka teine pool, et siis meie peale ka loodetakse, et küll nad siis tulevad ja aitavad. Et nüüd on meil üks institutsioon juures, meil on Eesti Varude Keskus ja Eesti Varude Keskus ei ole kindlasti loodud mitte selle jaoks, et nüüd on inimeste mured lahendatud ja enam midagi endale varuma ei pea. Et täpselt samamoodi peavad olema varud kihiti, täpselt samamoodi peab meie ohuteavitussüsteem kasutama ära kõik võimalused, mis meil tehnoloogia võimaldab või mida me inimestena teha saame. Tahab keegi veel midagi lõpetuseks öelda? Muidugi. Andol oli esimene sõna küsi püsti, nii? Ei, ma kõigepealt pessimistlikuma poole pealt, et ma arvan, et see Pühajärve spa näide oli väga hea. Et mina arvan, et me oleme niisugune nagu lost põlvkond, ma ei oska öelda, kuidas seda eesti keeles öelda, et kõik need, kes me oleme nagu nõukaajast pärit, et ega meid tõenäoliselt nagu ümber ei õpeta, eks ju, et selles vaates hakatakse ikkagi kuulama seda ohuteavitust ja käituma vastavalt nendele juhistele siis, kui see uus põlvkond peale kasvab. Aga selle positiivse poole pealt, et mina arvan küll, et me oleme niimoodi samm-sammult liikumas tegelikult nagu pigem õigele poolele, ja sellega näiteks, et toona töötades, eks ju, Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis ei olnud ka meie nõus, et kui te tahtsite oma sõjahirmuga tulla, eks ju, peale. Et ma arvangi, et iga asja tuleb natukene niimoodi doseerida õiges koguses ja ma ei tea, nagu mürki ka ei tohi korraga liiga palju võtta, et selles mõttes
ma arvan, et me läheme nagu õiges suunas, see ärevuse tase on piisavalt hea praegusel hetkel. Ma arvan, et see, et Ukraina sõja, eks ju, kajastus on selline, nagu ta praegusel hetkel on, et see tegelikult hoiab inimesi pigem sellises nagu heas toonuses, et nad on vastuvõtlikud ja mõtlevad selle peale. Ja olles nüüd selles tänases ametis Varude Keskuses, eks ju, suhelnud päris palju siin erinevate ühiskonnaliikmetega, ettevõtetega, kohalike omavalitsustega, et tegelikult saadakse sellest aru, et nad peavad olema võimelised kriisis toime tulema ja mitte ainult, eks ju, läbi selle, et siin, ma ei tea, mingid toitlustusettevõtted, eks ju, või toidutootjad mõtlevad selle peale, et kuidas siis, ma ei tea, Varude Keskuse partneriks olla, vaid mõeldakse ka selle peale, et tegelikult nende äritegevus peaks ka sellistes kriisisituatsioonides kuidagipidi jätkuma, et see on nagu nende ülesanne teenida raha. Nii et selles mõttes mulle tundub, et me läheme õiges suunas. Loomulikult alati saab kõrgemale, paremini ja tugevamalt. Tiina? Ma tulin siia arutelule Rohetiigri alalt ja seal rääkisid päris mitmed ajakirjandusega seotud inimesed sellest, kuidas ajakirjandus vastutab või siis ei vastuta selle eest, kuidas neid roheteemasid kajastatakse. Ja keegi seal paneelis ütles midagi, mida ma tahan siin korrata ja ta ütles, et me elame tegelikult sellisel ajal, kus meil on Eestis haruldaselt balansis ja tasakaalus ajakirjandus ja ma ei räägi praegu ainult ERR-ist, vaid ma räägin ka teistest meediamajadest. Ja kui te meenutate, et mis juhtus siis, kui tõeliselt jamaks läks, kui sõda algas, kui COVID algas, kui on olnud nagu ärevamad hetked, siis toimetused tegelikult tajuvad seda vastutust väga selgelt, nad rivistuvad ümber. Ja nad rivistuvad ümber väga-väga tõsiselt, siis enam nagu blondidel tüdrukutel esikaanel asja ei ole. Ja mina väidan, et Eesti ajakirjandus tajub seda vastutust oma lugejate, kuulajate, vaatajate eest äärmiselt selgesti. Toimetusi juhivad normaalsed vastutustundlikud inimesed, et tegelikult selles mõttes oleme me nagu väga heas seisus. Tahab keegi veel miskit öelda või tõmbame noodid kokku? Häid kriise ei tohi raisku lasta. Kõik, mis tuleb tänuga vastu võtta, mitte neid silme ette manada ise, vaid kajastada neid, õppida neist, teha nendest need valmis komplektid, et neid pakkuda siis valmis tootena inimesele ja inimene rakendab neid ise. Mitte tekitada inimesele turvatunnet, vaid et ta ise tekitaks turvatunde. Aitäh. Ja lõppkokkuvõttes ükski olukord ei ole sarnane ja kunagi ükski teavitus ei lahenda olukorda. Ma räägin siin võib-olla Viola ajast veel ühe ägeda loo, kui ta oli Päästeameti kommunikatsioonijuht, siis selle sama Padaru eelsel päeval, mida sa mainisid. Te käisite läbi kõik Eesti raadiod, kõik Eesti telekanalid, absoluutselt igal pool ütlesite, palun ärge minge. Mul on siiamaani meeles ühes sinu esitlusest number, te andsite 27 intervjuud selle päeva jooksul. Mis juhtus? Loetud tunnid hiljem istus 600 inimest lumehanges 24 tundi järjest, nii et tänane Kaitseväe juhataja pidi omaalgatuslikult Kirde sõjaväeringkonna armee kasutusele ja appi võtma. Lõpetuseks, mul on väga hea meel, et riiklikud kingitused ei too meile täna termostasse. Nii nagu seda on nad toonud juba umbes viimased 5 aastat. Mul on neid päris palju. Vee säilitamisega ma arvan, me saame kõik ise hakkama. Seetõttu head panelistid juba 2 aastat vähemalt kavatseb riik teile siin paneelis osalemise eest anda midagi, mis aitab teil valmistuda kriisiks. Siin selja taga on Tactical Foodpacki, ma arvan, selline 1 päeva norm järsku, 2 väga head toidukorda. Eelmisel aastal muidugi tuli midagi täiesti enneolematut, ma ei hakka rääkima, minu kodune kriisivaru on sellega täidetud. Aga veel kord, Margus, Peep, Tiina, Ando, Viola, suur tänu teile. On selge, et hea kriisi puhul tegelikult me kõik suudame mobiliseeruda. Me tegelikult teeme super head koostööd ja me saame hakkama. Aitäh teile, aplaus!